Koguga. Kutsun täiskogu ette õiguskomisjoni. Antud resolutsioonile ei ole laekunud tekstimuudatusi. Seega keskkomisjonis soovib ette lugeda tööklausleid. Belgia, palun. Aitäh, härra president. Õiguskomisjon esitab alljärgneva resolutsiooni mudel Euroopa Parlamendile. Resolutsioon intellektuaalomandi kaitse kohta Euroopa Liidus. Paljud eurooplased laadivad filme, muusikat ning arvutimänge tasuta alla. Kas Euroopa Liit peaks selle suhtes midagi ette võtma? Kutsub üles ühtlustama Euroopa riikide andmeõigusseadustikke ning kooskõlastama neid infoajastuga. Võtab vastu otsuse legaliseerida internetipiraatlus välja arvatud kommertseesmärkidel. Rõhutab, et piraatlusega kaasneb pikas perspektiivis tulu. Kutsub üles teavitama autoreid internetipiraatluse positiivsetest külgedest järgmistel viisidel. Esiteks, teavituskonverentse läbi viies. Teiseks, tugipunktides infot levitades. Kolmandaks, vajadusel uusi tugipunkte rajades. Pöörab tähelepanu, et internetipiraatluse legaliseerimine ei kohusta mitte riigil, vaid omanikul tagada enda intellektuaalomandi legaalne kasutus. Kinnitab, et kommertseesmärkidel läbi internetipiraatluse saadud intellektuaalomandi kasutamises on süüdi tarbija. Tuletab täiendavalt meelde, et vajadus eristada vabavara muust intellektuaalomandist suuresti kaob, kui legaliseerida internetipiraatlus. Kutsub üles riike ühtlustama omavahelisi erinevusi intellektuaalomandite kättesaadavuses. Loodab, et piraatluse legaliseerimisega intellektuaalomandite hinnad langevad. Palub mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada resolutsioon Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ning Euroopa Liidu Nõukogu presidentidele. Aitäh! Aitäh! Keskkomisjonist soovib ette lugeda avakõne. Soome, palun. Aitäh, härra president ja austatud presiidium. Lugupeetud delegaid, olgem ausad, kui paljud teist on vähemalt korra elus tõmmanud illegaalselt tarkvara muusikafaile või videofaile. See on loogiline, kõik meist on see teinud. Me ei taha teha mingeid suuri muutusi, me tahame legaliseerida seda, mis on juba niigi ühiskondlikult heaks kiidetud ja võetakse kui igapäevast tegevust. Ilmselt me mäletame kõik ka suuri rahvusvahelisi protesti ACTA vastu. ACTA ei ole mitte autorite taha, see ei ole ka inimeste taha. ACTA on produtsentide taha. Nad tahavad teenida rohkem raha. Kuna autor ei teeni enamus enda rahast plaadimüügilepingust, autor teenib suurem osa rahast live esinemistel. Kui inimesi valgustada, et kuidas autorid tegelikult raha teenivad, siis nad näeksid, et ACTA-l ei ole mitte mingisugust mõtet. Kui me legaliseerime internetipiraatluse, siis me teeme legaalse olukorra, mis juba praegult on. Autor peaks ise kaitsma enda vara. See on samamoodi, kui te ostate uue Mercedese ja te pargid selle Tallinna kesklinna, jätate võtmed, jätate ette.
Kas te ootate siis, et järgmisel päeval oleks see Mercedes ikka veel seal? Te ei oota seda. See on statistiliselt peaaegu võimatu, et see Mercedes veel järgmise päeva hommikul seal on. Samamoodi, autor peab kaitsma iseenda vara, mitte ta ei pea ootama, et seda teeks automaatselt riik. Kui teie auto on varastatud, siis te annate ikkagi ametivõimudele teada. Te ei oota, et nad automaatselt teaksid, et teie auto on varastatud ja siis hakkaksid teie probleemi teie eest lahendama. Kui autoril on mingi probleem, et tema tarkvara kasutatakse ebaseaduslikult, siis ta võib sellega pöörduda kas ametivõimude poole või autori kaitseorganisatsioonide poole. Võtame näiteks minu enda. Ma tõmban üpriski palju illegaalseid filme alla. Ma ei kasuta seda oma kasu eesmärgiks. Sama mõte on ka meil. Kui inimene tahab endale tulu teenida, siis ta peab ostma selle eest litsentsi. Ta peab maksma selle tarkvara eest ja selle müümise eest. Praegult, ise kui te laenate enda sõbrale filmi, mängu, muusika, faili, ükskõik mille, siis te tegelete piraatlusega. Te levitate piraatlust ja see sõber on piraat seaduse poolest. Kadu, mida toob piraatlus, arvestatakse niimoodi. Iga klikk, ütleme näiteks, tõmbad alla ühe filmi. Film maksab kuskil 10 eurot. Siis kui tõmbad alla näiteks 100 filmi aasta jooksul, siis sa oled juba kasutanud 1000 eurot artistile. Ja öeldakse, et Rihanna näiteks kaotas jälle eelmine aasta või üle-eelmine aasta $10 miljonit. Kus kohast on see $10 miljonit, kui inimene ei suudaks osta endale 100 filmi aastas? Talle pole see lihtsalt majanduslikult võimeline. Kokkuvõtteks me soovime legaliseerida interneti piraatlust, vaid sellel eesmärgil, et tarbija ei hakka litsentsi omamata teenima tulu. Me tahame, et oleksid nõus riik, autor ja tarbija. Aitäh! Aitäh! Antud resolutsioonile ei ole laekunud muudatusettepanekuid. Seega me jätkame avatud debatiga. Kes tahab küsimusi esitada komisjonile? Suurbritannia 120, palun. Aitäh, härra president. 9. tööklauslis olete te öelnud, et loodate, et piraatluse legaliseerimisega intellektuaalomandite hinnad langevad. Kas te arvate, et keegi üldse enam ostab, kui nad võivad oma kasul neid tasuta alla laadida? Aitäh. Kas keegi komisjonis soovib selle vastata? Suurbritannia, palun. Saksamaa. Aitäh, härra president. Jah, me usume, et inimesed ostavad isegi siis, kui on võimalus tasuta seda saada. Ja seda tänu sellele, et tihtipeale on legaalselt osta mugavam. Toon näiteks iTunesi, Netflixi, Steam'i. Esimest saab muusikat tõmmata, teisest saab filme tõmmata, kolmandat saab mänge tõmmata ja seda legaalselt. Põhjus, miks tänapäeval piraatlus on nii populaarne, ei ole mitte sellepärast, et see on odav, vaid tihtipeale sellepärast, et see on lihtsalt palju mugavam, kuna keegi ei viitsi minna poodi DVD-d ostma. Seega, ikka siis ostetakse edasi ja see, miks hinnad langevad, on sellepärast, et kuna siis peavad autorid konkureerima ka nii-öelda alternatiivse turuga, siis hinnad langevad. Praegu, kui meil ei oleks piraatlust, oleksid filmide, muusika ja ka mängude hinnad palju kõrgemad. Seega, kui me legaliseerime piraatlust, siis need hinnad langevad veelgi. Aitäh! Aitäh! Kas kellelgi on veel küsimusi 9. klausli kohta? Kellel ei ole, palun võtke oma sõna maha. Leedu 59, palun. Aitäh, härra president. Nüüd siis tahaks kombineerida 3. klausli, mis siis rõhutab piraatlusega kaasneva pika perspektiivi tulu ja 9. klausel, mis siis põhimõtteliselt ütleb, et intellektuaalomandite hinnad langevad või te loodate. Siis küsimus oleks järgmine. Mis maagia läbi hakkaksid need firmad teenima rohkem tulu, kui nende hinnad langeksid ja inimesed ei ole kohustatud ostma enam nende toodet läbi legaalsete vahendite, sest ilmselgelt teeniksid need firmad palju rohkem tulu, kui neil oleks legaalne monopol oma enda toodangule. Aitäh!
Aitäh. Kes komisjonist soovib sellele vastata? Leedu, palun. Aitäh, härra president. Kõigepealt, kui puudutada siis seda hinnalangust, tähendab sellest juba räägiti, et tekib nii-öelda alternatiivturg, ehk siis need hinnad langevad ning mida meie mõtleme pika perspektiivi tulu all, ongi see, et praegu vaatavad autorid, omanikud, firmad ainult enda jalga ette. Mõeldakse ainult sellele, kuidas nii-öelda see raha läheb kaduma ja siis mõeldakse ja antakse välja utoopilised summad, mis neil kaduma on läinud, kuid üldse ei mõelda selle peale, mis kaasneb pika perspektiiviga. Näiteks see, et saadakse reklaami selle eest, millega kaasneb tulu. Tõusnud on mitmed privileegikaardid. Kas Leedu saaks oma vastust ümber sõnastada? Aitäh, härra president, uuesti. Siis ma täpsustaks seda tulu. Oletame, et mul on muusik ning mõeldakse seda, et tema annab välja näiteks plaadi ning nii-öelda üks plaat, mis illegaalselt alla tõmmatakse, võrdubki siis ühe kaduma läinud plaadi hinnaga, kuid tihti näiteks muusikud ei saa raha rohkem mitte plaadi müügi pealt, sealt saavad nad ainult kindla summa, vaid nad saavad raha just reklaami pealt ja live-esinemiste pealt ning selline piraatlus siis annaks rohkem nii-öelda võimalust turul laieneda. Et populaarsus tõuseb neil, me tahame seda öelda. Ja populaarsusega kaasnebki tulu. Aitäh. 9. punktiga. Keegi veel küsimusi? Itaalia 41, palun. Aitäh, härra president. Selline küsimus, et miks te soovite pigem kaitsta tarbijaid kui tootjaid, kes on seda loomingut siis loonud, kes peaks rohkem kasu selle pealt saama? Aitäh. Aitäh. Kes komisjonist soovib sellele vastata? Kas Itaalia saaks palun oma küsimust ümber sõnastada? Aitäh, härra president. Et põhimõte oli küsimus sellel, et miks te tahate kaitsta pigem neid, kes tarbivad, vaid pigem võiks ju kaitsta neid, kes on seda loomingut tootnud. Aitäh. Soome, palun. Aitäh, härra president. Me tahame jätta praegust olukorda, et autor peaks ikka kaitsema iseenda omandit. Me ei taha kaitsta igasugust tarbijat, me tahame kaitsta sellist tarbijat, kes tõmbab illegaalselt tarkvara, aga ta ei kasuta seda, et oma kasuliselt raha teenida. Need, kes hakkavad litsentsi omamata raha teenima illegaalse tarkvara pealt, neid saaks autor hagida kohtusse, anda üles ametivõimudele ja neile määrataks karistus selle eest. Aitäh. Aitäh. Liigume edasi. Kes tahaks esitada küsimusi õiguskomisjonile? Rootsi 83, palun. Aitäh, härra president, et mulle jäi niisugune mulje, et te ei selgitanud hästi läbi seda, kuidas see reklaamitulu siis tuleb, et te võiks seda pikemalt seletada. Ehk siis mu küsimus oleks edasi, et kas te võiks seletada meile siin, kuidas see reklaamitulu tuleb? Aitäh. Julgustaks ka teisi komisjoni liikmeid vastama. Rootsi, palun. Aitäh, härra president. Kui hetkel on või meie plaani järgi on võimalik inimestel tõmmata alla legaalselt erinevaid intellektuaali omandeid internetist, kui nad just seda ei kasuta kommertseesmärkidel, siis järelikult näiteks need artistid, kes ei ole hetkel veel nii kuulsad, nende plaate ei tahetagi näiteks kuskil poodi ostma minna, seejärel tõmmatakse tasuta nende mõni lugu internetist. Sealt nad saavad reklaami, nad saavad populaarseks ning lõpus, kui nad on juba oma populaarsuse tipul, siis see toob kaasa nii-öelda neile ka majanduslikud tulud, ehk nad
tänu oma populaarsuse tipule hakatakse käima nende live-kontserditel, ostetakse nende plaate. Vabandust, kas Rootsi saaks oma vastust lühidalt kokku võtta? Põhimõtteliselt läbi piraatluse saavad artistid kuulsaks, piraatlus põhimõtteliselt reklaamib neid ja tänu sellele kaasnevad ka igasugused tulud. Kas oli arusaadav? Palun küsida sõna. Nii, edasi reklaamist ja kommertseesmärkidest, kes tahab sõna võtta? Saksamaa 93, palun. Aitäh, härra president. Minu küsimus puudutab seda, et kui teie arvates saab inimene rohkem tulu siis, kui ta siis oma loomingut pakub tasuta internetis, siis miks te ei keskendu teavituskonverentsidele, kus te põhjendate inimestele ära, kuidas nad tulu saavad, kuidas see kõik käib? Miks te võtate ära inimestelt vaba valiku, kas nad soovivad müüa enda teenust siis interneti teel või soovivad seda pakkuda tasuta? Aitäh! Aitäh! Soovitan kinni pidada praegu olemasolevast või arutelus olevast teemast. Kas keegi komisjonis soovib selle küsimusele vastata? Prantsusmaa, palun. See on, nagu meil on ka sätestatud resolutsioonis, on autoritel endal valik kaitsta erinevat moodi oma loomingut. Ehk siis, kui nad ei soovi, et see vabalt internetis liiguks, siis nad sätestavad sellele ka vastavad programmid ning seda abi saab ka teavituskonverentsidelt. Aitäh! Tuletan meelde, et pöördumine on kohustuslik. Edasi reklaamist ja kommertseesmärkidest. Suurbritannia 119, palun. Aitäh, härra president. Mul siin seda juttu kuulates juba jooksid külmajudinad üle kere, et kuidas te kavatsete tagada seda, et meie intellektuaalomandite loojad hakkavad reklaamist saama raha tagasi. Kas praegu saavad intellektuaalomandite loojad reklaamist raha? Jah, nad saavad, kui Coca-Cola laseb mingis reklaamis või filmis oma pudelit kasutades, Coca-Cola maksab filmi loojale juba raha. See praegu toimib väga edukalt. Kas te arvate, et tegu on reaalse lahendusega, et reklaamist saadav tulu on üldse olemas? Aitäh! Aitäh! Kas reklaamist saadav tulu on olemas? Kas Suurbritannia saaks oma küsimust ümber sõnastada või kokku võtta? Kuidas te kavatsete tagada seda, et inimesed või intellektuaalomandi loojad saavad sealt reklaamist seda raha? Kas ta ei lähe vastuollu praeguste seaduste? Küsimused esimest poolt. Kuidas te tagate selle, et hakkavad intellektuaalomandite loojad saama raha? Aitäh! Aitäh! Saksamaa, palun. Aitäh, härra president. See on vägagi loogiline järeldus, et kui inimene muutub populaarsemaks või mingi toode või teenus muutub populaarsemaks, siis sellega kaasneb ka tulu. Näiteks, kui mingi telesari muutub väga populaarseks, siis selle suurema tõenäosusega ostetakse ka sellistes keskkondades nagu Netflix. Seega meil ei olegi kohustus tagada, sellepärast et see tuleb niikuinii. Meie tahame näidata autoritele seda, et piraatlusega ei kaasne mitte ainult neile kahju, vaid neile kaasneb ka kasu. Ja see kasu kaalub üle selle kahju väga kergelt, sellepärast et praegusel juhul need kahjud, mida arutatakse, on massiivselt ülepaisutatud. Aitäh! Aitäh! Palun kõikidel delegaatidel ja komisjonidel oma vastused ja küsimused sõnastada lühidalt ja korrektselt. Edasi liikudes uue teema juurde. Kes tahaks sõna võtta? Soome 108, palun.
ahah, kuidas on? Rootsi 87 sel juhul. Aitäh, härra president. Tahaksin siiski küsida küsimuse kommertseesmärkide kohta. Kuidas te kavatsete tagada seda, või kui te räägite sellest, et praegusel hetkel ei ole võimalik internetipiraate kinni püüda, siis kuidas te kavatsete kindlaks teha seda, et loodud intellektuaalomad ei ole loodud varastatud tarkvaraga? Aitäh. Julgustaks teisi komisjoni liikmeid küsimustele vastama. Sel juhul Saksamaa, palun. Aitäh, härra president. Nagu meil on ka resolutsioonis kirjas, tagamine ei ole mitte riigi kohustus, vaid selle legaalse kasutamise tagamine on intellektuaalomandi omaniku kohustus. Ühesõnaga, kui intellektuaalomandi omanikul tekib kahtlus, et tema intellektuaalomandi kasutatakse kommertseesmärkidel ja seda vastavat litsentsi omamata, siis tal on õigus sellega võimude poole pöörata ja sellisel juhul peavad võimud kontrollima ja kui tuleb välja, et ongi tehtud, ongi saadud majanduslikku tulu ilma litsentsita kasutades tarkvara, millel ei ole litsentsi, sellisel juhul ka see inimene või ettevõte kaevatakse kohtusse ja jääks ta ka süüdi kohtus. Aitäh. Aitäh. Viimane küsimus kommertseesmärkidel. Kreeka 51, palun. Aitäh, härra president. Minu küsimus on see, et kõigepealt ma tooksin välja selle, et piraatlusega levivad paljud asjad vale autori nime all. Ja esiteks mõjutab see reklaami, et siis saab vale artist reklaami või siis teiseks on võimalik kuidas on võimalik artistidel teenida tulu, kui inimesed on juba legaalse piraatluse läbi vajaliku kätte saanud, kui nad on vajalikud failid alla laadinud, mis nad on tahtnud, kuidas saab artist selle läbi tulu ja kas populaarsuse peal on võimalik artistidel või kirjanikel või ükskõik kellel ära elada? Aitäh. Aitäh. Kes komisjonis soovib sellele vastata? Leedu, palun. Aitäh, härra president. Nagu ma aru saan, et siis küsimus, kuidas on neil võimalik ära elada, teisõnaga, kas see tulu on. Tooksin väga lihtsa näite siit samast Eestis, kus Punase elavhõbeda autor läks oma filmiga kinolinadele ning tal see populaarsus kinolinadel oli väga suur ja ta sai sealt tulu. Mingi moment läks piraaditurule ning sellega kaasnes, ta ise ütles, sellega kaasnes temale kahju. Kuid see läks piraaditurule ning ta levis näiteks Venemaale, ehk siis turg laienes Venemaale ning pandi raamatmüüki, kus venekeelsed raamatud müüsid nii-öelda nagu soojad saiad ning tema endi sõnul siis see tulu kaalus kõvasti üle selle kahju. Seega meie leiame, et sellise turu laienemise ning sellise reklaamiga tõepoolest tuleb see tulu ja on võimalik ära elatada. Aitäh. Liigume edasi uue teema juurde mõne konkreetse punkti juures. Kes soovib sõna võtta? Belgia 7, palun. Aitäh, härra president. Ühesõnaga, mul on küsimus 6. punkti kohta, kus te panete süü täielikult ainult tarbija peale. Minu küsimus on, miks mitte levitaja? Miks täpsemalt ei pea mitte mingit süüd väärteost võtma levitaja? Aitäh. Aitäh. Soome, palun. Aitäh, härra president. Kui te ostate poest mingit füüsilist kaupa, ütleme, te ostate poest plaadi. Kuidas saad olla kindlad, et see ei ole varastatud? Kui see oleks varastatud ja te ostate selle, kas te oleksite süüdi? Te ei oleks selles süüdi, sellepärast, et te ei tea seda. Ja vahendaja ei saa olla kindel, mis täpsel eesmärgil te mingit toodet kasutate. Temal ei ole mingit pistmist sellega. See on puhtalt teie enda asi. Aitäh.
Kas Soome saaks palun oma vastust ümber sõnastada? Aitäh, härra president. Üleslaadija ega veebisaidi omanik ei saa kindel olla, kas te kasutate tarkvara kommertseesmärgil või mitte. Aitäh. Aitäh. Küsimusi 6. punkti suhtes? Iirimaa 37, palun. Aitäh, härra president. Minu teada on praegustes karistusseadustikes sees punkt, et see, kes levitab intellektuaalomandit, ka see on lausa seadustikes sees kuriteo nime all. Kui allalaadimine on väärtegu, siis jagamine, levitamine on seadustikes sees kuriteo nime all. Seega te ei saa öelda, et see ainult tarbija on süüdi. Aitäh. Aitäh. Kas keegi peale Saksamaa soovib sellele vastata? Belgia, palun. Aitäh, härra president. Sellepärast olemegi välja toonud selle osalise legaliseerimise, et kui tarbija teenib selle kommertseesmärkidel tulu, siis ta on süüdi. Aga kui levitajad jagavad seda niisama internetis ja nad ei saa sellest mingit kasu, siis see tähendab, et nad ei kuritarvita seda. Aitäh. Aitäh. Liigume edasi uue punkti juurde. Kes soovib sõna võtta? Slovakkia 97, palun. Et siis 7. punkt ja küsimus oleks, et mis motiveerib tarbijat maksma tarkvara eest, mille eest ta tegelikult ei peaks maksma? Aitäh. Kas Slovakkia saaks palun oma küsimust ümber sõnastada? Aitäh, härra president, et siis küsimus on, et kui inimene saab midagi tasuta kätte, miks ta peaks selle eest maksma? Mis motiveerib teda maksma? Aitäh. Slovakkia, palun. Aitäh, härra president, et näiteks kui sul on, näiteks kui sa saad mingi filmi tõmmata netis tasuta alla, aga see tavaliselt ei ole õige kvaliteediga, ehk siis see ei pruugi sinu ootusi rahuldada ja kui sa tahad näiteks kinno minna, seal on nagu teised võimalused ja selle jaoks sa oled valmis maksma. Ja näiteks kui sa tahad kasutada mingit tarkvaru nagu kommertseesmärkidel, siis sa pead lihtsalt selle eest maksma. Aitäh. Aitäh. Antud punktil veel küsimusi? Selge. Kellel on ettepanekuid uue teema tõstatamiseks? Hispaania 19, palun. Aitäh, härra president. Tekkis küsimus 5. küsimuse kohta, et kuidas omanik suudab tagada oma intellektuaalomandi legaalse kasutuse, kui me teame, et midagi interneti paisates me sisuliselt kaotame kontrolli selle üle. Aitäh. Aitäh. Kes komisjonis soovib selle vastata? Saksamaa, palun. Aitäh, härra president. Tarkvarale saab näiteks väga lihtsasti panna turvameetmeid peale ja kuigi juba praegu neid turvameetmeid muugitakse lahki ehk räkitakse, siis need turvameetmed on palju rangemaks, muutuvad aina rangemaks ja kui tuua arvutimängude näide, siis oleme jõudnud punkti, kus osad arvutimängud ei levi läbi internetipiraatluse, sellepärast need ei ole lihtsalt suudetud lahti muukida. Seega me näemegi ette seda, et kui intellektuaalomandi omanik ei taha, et tema vara leviks internetis, siis ta paneb need turvameetmed sinna peale ja ta näeb vaeva, et need turvameetmed oleks piisavalt turvalised, et see takistaks internetipiraatluse levikut. Aitäh. Aitäh.
Leedu 59, palun. Aitäh, härra president. Küsimus seoses 5. klausliga ja seoses ka avakõnega. Te tõite näite sellest, et kui te jätate Mercedesele võtme lukuauku, et see on väga tõenäoline ja see on väga ootuspärane, et see ära varastatakse. Kas te tahate öelda, et te õigustate kuritegevust, kus ohver ei hooli? Seega, kas me ei saaks siis laiendada seda näidet selle peale, et kui inimesele tullakse koju ja talt varastatakse asju, et kui tal ei ole kodus relvi sissetungi ja äratõrjumiseks, siis see on tema enda süü, et inimesed sinna tulid ja et riik ei tohiks seda abistada kurjategijate kättesaamisel? Aitäh! Aitäh! Palun küsimused sõnastada korrektselt. Kes soovib sellele vastata? Soome, palun. Aitäh, härra president. Meie mõte on selles, et riik ei ole kohustatud mitte midagi tegema siis, kui ohver ei teavita teda selles. Samamoodi, kui teil on sisse murtud ja te ei teavita riiki selles, siis riik ei saa ometi mitte midagi teha, sellepärast, et ta ei tea, et teie koju on sisse murtud või et sealt on midagi võetud. Aitäh. Aitäh. 2 viimast küsimust komisjonile. Prantsusmaa 75, palun. Aitäh, härra president. Küsimus puudutab 3. tööklauslit. Pika perspektiivi tulu. Kuidas mõjutab see plaadifirmasid oluliselt, kui nad kaotavad müügist saadava tulu? Aitäh. Aitäh. Kes soovib sellele vastata? Peale Saksamaa? Julgustan kõiki komisjoni liikmeid küsimustele aktiivselt vastama. Sellisel juhul, kas küsimuse esitaja saaks oma küsimuse ümber sõnastada? Aitäh, härra president. Pidasin silmas, et kuidas peavad elama edasi need plaadifirmad, kes tegelikult teenivadki raha nende plaatide legaalsest müügist saadavast tulust. Aitäh. Seega, kuidas plaadifirmad oma kasumit teenima hakkavad? Saksamaa, palun. Aitäh, härra president. Plaadifirmad peavad kohastuma praeguse ajastusega. Täpselt samamoodi, nagu me ei eelda, et kassetitootjad peaksid tänapäeval raha teenima. Ei peaks ka enam plaadifirmad raha teenima, aga nad ei hääbu mitte sellepärast, et on interneti piraatamine, vaid nad hääbuvad sellepärast, et on olemas internet. Plaadifirmad peaksid muutma oma äristrateegiat ja pigem pakkuma sellist teenust, nagu pakub näiteks iTunes, sellepärast, et inimestel on lihtsalt mugavam tõmmata iTunes muusikat, kui osta plaate. Aitäh! Aitäh! Viimane teema komisjonile. Holland 27, palun. Aitäh, härra president. Teie resolutsioonipoliitika pooldab seda, et autor peaks võtma rohkem ette ja tegutsema ise, et oma intellektuaalomandit kaitsta. Minu küsimus on selline, et kas suur osa autoritest ei tunne hirmu selle ees, et nad peavad ise hakkama nii palju enda omandit kaitsma, kuna nad võib-olla ei ole nii kompetentsed infoajastu tehnoloogia kasutamisel. Aitäh. Aitäh. Rootsi, palun. Aitäh, härra president. Aga nagu meie resolutsioonis on ka välja toodud, siis me korraldame autorite jaoks teavituskonverentse ning samuti saavad nad pöörduda tugipunktidesse, kus neile antaksegi nõu, kuidas nad saavad oma intellektuaali omandeid kaitsta ning kuidas seda kaitset veel rohkem tugevamaks teha. Ehk nad ei pea olema mures selle pärast, kuna meie tagame selle, et neil on abi võtta, kes neile nõu annab ja abi. Aitäh! Aitäh! Kas kellegi on autoriõiguste kohta küsimusi? Kreeka 51, palun.
aitäh, härra president. Minu küsimus on, kui keeruline ja kulukas on intellektuaalomandi tugev kaitsmine autorile? Aitäh, kes soovib sellele vastata? Ja Saksamaa, palun. Aitäh, härra president. See on keerukas, aga seda tehakse ka praegu, aga samamoodi on keerukas näiteks tagada, et auto ei varastata tänaval ära või jalgratas ei varastata tänaval ära. Me ei näe põhjust, miks me peaksime eristama ja tekitama eriolukorra intellektuaalomandile võrreldes tavalise omandiga. Mõlemat saab kaitsta, mõlema kaitsmine on keerukas, aga ühe puhul tehakse seda praegu juba, teise puhul ei tehta. Miks peaks tegema selle eristuse? Aitäh. Aitäh. Ja viimane küsimus antud teemalt. Iirimaa 37, palun. Aitäh, härra president. Te siiski jäite seisukohale, et autorid peaksid ise olema võimelised kaitsma oma omandit. Kas te arvate, et iga muusik, iga kirjanik, iga filmiautor peaks läbima keerulised infotehnoloogia kursused, et omada piisavaid võimeid, et oma omandit iseseisvalt kaitsta? Aitäh. Aitäh. Tuletaks delegaatidele meelde, et praegu käib sõnavõtmine, mitte kõnede esitamine. Ja selle küsimusele vastates Soome, palun. Aitäh, härra president. Filmi autor ega muusikaautor ei ole vaid üks inimene, selle taga on suur firma, kes on võimeline kaitsma enda õigusi. Kirjanikke ei muserda piraatlus, kui nad müüvad enda literatuurset tarkvara. Seda saab niigi juba tasuta raamatukogust. Miks ma peaksin seda veel hakkama piraatlusena alla tõmbama? Ma saan sellist raamatukogust laenates. Raamatuid ostad sa ikka veel. Aitäh. Aitäh. Sellega on avatud debatt lõppenud. Kes soovib komisjonile esitada vastukõne? Bulgaaria 14, palun. Aitäh, härra president. Õiguskomisjoni resolutsiooni põhiküsimus on, kas Euroopa Liit peaks midagi internetipiraatluse suhtes ette võtma? Internetipiraatlus on suur ning laiaulatuslikult kajastatud probleem. Näiteks ühe alliku kohaselt kaotas Suurbritannia aastal 2008 39 000 töökohta ning kaotas 1,4 miljardi naela suuruses raha. Ning üle kogu Euroopa olid vastavad numbrid aastaks 2010 tõusnud 1,2 miljoni kaotatud töökoha ning 215 miljardi naela suuruste kahjudeni. Nüüd, õiguskomisjoni poolt välja pakutud resolutsioon tahab legaliseerida internetipiraatlust, välja arvatud kommertseesmärkidel, nagu on välja toodud tööklauslis 2. Ma leian, et otsus legaliseerida internetipiraatlus ei ole põhjendatav nii majanduslikult kui ka moraalselt. Moraalsel tasandil on internetipiraatlus võtad sa loovtöö, mis oli valmistatud ühe individuaali või grupi individuaalide poolt ning see grupp või individuaal jääb selle tõttu ilma oma kasust ning mingi hetk kaotab keegi selle tõttu oma töökoha. Mitte ainult pole internetipiraatluse legaliseerimine, kusjuures ma tahaksin välja tuua, et moraalsest vaatest ei ole tegelikult sellest vahet, kas see, kellelt varastatakse, on suur muusikafirma, kes ei taha oma ärimudelit muuta või üksik artist. Sest internetipiraatlus on varastamine. Ning mitte ainult pole internetipiraatluse legaliseerimine moraalselt ebaloogiline, vaid ka majanduslikult. Vaatame 3. tööklausi, kus rõhutatakse, et piraatlusega kaasneb pikas perspektiivis tulu. Ma nõustun, et piraatlusega kaasneb mingi kaudne rahaline sissetulek, näiteks kiire reklaami näol, kuid vaadates neid massiivseid rahalisi kaotuseid, mis otseselt piraatlusest tulevad, need summad lihtsalt ei ole võrreldavad. Ning rõhutan, et kui autorid leiavad, et see oleks neile
suur eelis, kui nad saaksid läbi interneti tasuta oma teoseid jagades reklaami, siis nad võivad seda täiesti legaalselt ka praegu teha, täiesti seaduslikult. See võimalus on neil olemas. Kuid ma ei leia, et sunniviisiliselt nii-öelda kellegi teose reklaamimine, mida ta ise ei ole tahtnud, et see oleks kuidagi hea siis. Te mainisite oma avakõnes, et see internetipiraatlus on juba ühiskondlikult heaks kiidetud, kuid jällegist moraalsest vaatest lihtsalt sellepärast, et midagi ebamoraalselt on lihtne ja kiire teha, ei tähenda, et see oleks vähem vale. Nüüd, võttes kõik need punktid, ma tahaksin esitada teile alternatiivse lahenduse, ehk siis resolutsioon, mis jätaks internetipiraatluse täiesti illegaalseks, kuid propageeriks muusika ning filmitööstuseid minema üle parematele ärimudelitele, nagu õiguskomisjon ise ka välja tõi, siis iTunes, Netflix ja Steam on juba sellest aru saanud, et digitaalsel kujul teosed on vähem väärt kui päris objektidena olemasolevad teosed, ehk siis nende hind peaks ka olema madalam. Sellega ma nõustun täielikult. Palun teil oma kõne lühidalt kokku võtta. Kuid ma ei usu, et seal juures tuleks legaliseerida piraatlus kõikide nende punktide alusel, mis ma varem välja tõin. Ehk siis tekitada või teha hoopis resolutsioon, mis jätaks piraatluse illegaalseks, kuid üritaks propageerida uut ärimudelit, mis oleks sobiv kõigile. Aitäh! Aitäh! Kes komisjonist soovib esitada lõpukõne? Ja palun vastukõne esitajal kohale naasta. Leedu, palun. Austatud härra president, austatud presiidium. Vastukõne meie resolutsioonile oli mõjutatud suuresti üles paisutatud uuringute poolt. Toodi välja ühe uuringu poolt, et töökohad kaotati palju töökohti ning samuti ulmelised summad kaotati, kuid samas me võtame võrdluseks näiteks hoopis teised uuringud, siis tuleb välja, et nende summade hälve on väga suur, seega erinevad uuringud annavad erinevaid summasid. Järelikult, järeldades siis neid summasid on väga raske mõõta ning austatud vastukõne esitaja oli mõjutatud just nende suurte summade poolt. Samuti, kui minna nüüd nende töökohtade kaotamise juurde, siis tuues näiteks Šveitsi, kus on legaliseeritud internetipiraatlus, siis on Šveits ja Euroopa Liit teinud uuringu, kus on sätestatud, et jah, see raha mingil määral läks kaduma, kuid see raha suunati väga suurel määral tagasi just meelelahutusvaldkonda, seega see tulu tuli. Räägiti ka moraalsest tasandist, et see on ka vale ja jällegist räägiti sellest, et töökohad kaovad. Jällegist öeldi, et see ei ole moraalne, tähendab, see ei ole õigustatud, et selline ebamoraalne asi nagu nii-öelda vargus on siis nii laialt levinud. Me ikkagist tahame siis öelda seda, et internetipiraatlus on saanud peaaegu rahvuslikuks tavaks ja kui öelda, et moraalsel tasandil tähendab see, et see on siis ebamoraalne, siis ma tahan jätkuvalt rõhutada selliseid näiteid nagu näiteks Šveits, mida ma juba enne mainisin, et see tulu kaasneb tagasi. Paljudel jäi nüüd arusaamatakse, kuidas see tulu tuleb. Toodi näide siis autori vaatevinklist, kuidas turg laienis ning ma jätkuvalt tahan korduda seda, mis meil siin probleemiks on see, et on vastastel
uuringud, mis kinnitavad seda, et need summad on väga suured, mis on kaduma läinud. Ma jätkuvalt tahan korrata seda, et need summad on ülepaisutatud, erinevate uuringute, erinevate summade hälbed on väga suured, osad väidavad üht, osad väidavad teist. Ning miks see üldse on nii, on sellepärast, et autorid ning ka nendel korporatsioonidel on selline mõtteviis, et nemad vaatavad ainult enda ette, nemad mõtlevad ainult selle peale, palju neil see raha kaduma läheb ning sellest tulenevadki need suured summad. Kuid me tahame just oma resolutsiooniga propageerida seda, et jah, kindlalt läheb midagi sealt kaduma, kuid samas see tulu, mis tagasi tuleb, see kaalub selle kõik üle. Nüüd sellest alternatiivversioonist, mis meile pakuti, ehk siis mitte legaliseerida, aga just propageerida seda, et siis firmad läheksid nii-öelda infoajastuga kaasa. Meie siiski leiame, et parim viis, kuidas kaasa minna, ongi see, et me legaliseerime. See motiveeribki neid hindu langetama, see motiveerib neid tegema vastavaid muudatusi enda süsteemides, et oleks tarbija jaoks mugavam ning et tarbija sellega ostaks. Ma loodan teid, et ma olen piisavalt veennud teid selles, et me ei saa alluda nii-öelda valedele summadele, me ei saa alluda kahtlastele uuringutele, me peame aru saama sellest, et me ei saa enda ette vaadata, vaid tuleb mõelda ka investeeringu peale, sest pikas perspektiivis tihti kaasneb tulu. Aitäh! Aitäh! Palun komisjoni liikmetel hääletuseks oma kohtadele naasta. Ja tuletan meelde, et saab hääletada kas olles poolt, vastu või erapooletu. Hääletus algab nüüd. ...41 poolthäälega, 52 vastu häälega, 18 erapooletuga ja presiidiumi heakskiiduta on komisjoni resolutsioon tagasi lükatud. Kutsun täiskogu ette sisekomisjoni. Palun. Antud resolutsioonile on laekunud ka 3 tekstilist muudatust. Nimelt säte number 4, alapunkt 3. Jätta välja. Teiseks muudatuseks on säte number 4, punkt 1, kus
muutub esimeses klauslis. Otsusest teatatakse ette 1 kuu, muuta otsusest teatatakse ette 50 päeva. Ja meil on ka 3. tekstiline muudatus, mis on sätestatud tööklauslis number 9, kus, milline versioon peaks välja nägema, annab nõusoleku viisavabaks piiriületuseks Euroopa Liidu liikmesriikide ja Venemaa kodanikele. Ehk siis muutus liikmesriigid kodanikeks selles klauslis. Kes komisjonis soovib ette lugeda tööklauslid? Iirimaa, palun. Aitäh, härra president. Austatud kuulajad. Sisekomisjon esitab alljärgneva resolutsiooni mudel Euroopa Parlamendile. Euroopa Liidu võimalik viisavabadus Venemaaga. Kuidas mõjutaks Euroopa Liidu julgeolekut ning immigratsioonipoliitikat? Kuidas suhteid Venemaaga? Mudel Euroopa Parlament. Esiteks, kutsub üles Euroopa Liitu ja Venemaad läbirääkimistele ning omavahelisele konsensusele jõudmisele. Teiseks, suunab ja kehtestab nõuded, mis on vaja täita enne, kui jõustub viisavabadus ning toetab omapoolse eeskujuga. Esimene alapunkt. Piirikontrolli tugevdamist läbi tolli ja kohaliku politsei koostöö ning biomeetriliste passide. Teine alapunkt. Standardite järgimist, sealhulgas WTO reeglite ja inimõiguste täitmist. Kolmandaks. Määrab ametisse komisjoni, mis koosneb neutraalsetest osapooltest ja mille ülesanneteks on. Esimene alapunkt. Kontrollida viisavabadusleppe täitmist. Teine alapunkt. Määrata osapoolte trahve ja või sanktsioone. Neljandaks. Olles saanud kinnituse äärmuslikust reeglistiku rikkumisest eelmainitud komisjonilt, katkestame viisavabaduse järgnevate täpsustustega. Esimene alapunkt. Otsusest teatatakse ette 50 päeva. Teine alapunkt. Otsus on erakorraline ja pöördumatu. Viiendaks. Loodab suhteid soojendada ning seeläbi, esimene alapunkt, parandada riikidevahelist kurjategijate või põgenike väljaandmist. Teine alapunkt. Täiendada oma olemasolevat andmebaasi. Kuuendaks. Olles pööranud tähelepanu Venemaa tehnoloogilisele mahajäämisele, kehtestab ühiseid andmehoiustusstandardeid Venemaa jaoks ning aitab neid täita, näidates eeskuju Euroopa Liidus rakendatud süsteemidega. Seitsmendaks. Nõuab tungivalt saata Venemaale eeskujuks tehnilise kvalifikatsiooniga eksperdid ja või vajalik tarkvara turvasüsteemidele. Kaheksandaks. Kutsub üles piirikontrolli oma taset hoidma ja parandama ning dokumentide õigsust rangelt kontrollima. Üheksandaks. Annab nõusoleku viisavabaks piiriületuseks Euroopa Liidu liikmesriikide ja Venemaa kodanikele. Kümnendaks. Palub mudel Euroopa Parlamendi presidendil edastada resolutsioon Euroopa Komisjoni, Euroopa Parlamendi ning Euroopa Liidu Nõukogu presidentidele. Aitäh! Aitäh! Võite oma kohale naasta. Kes komisjonis soovib pidada avakõne? Leedu, palun. Aitäh, härra president. Tänu viisale peavad Euroopa Liidu kodanikud täna tegema läbi viisataotlusprotsessi ja minimaalselt viisat ootama 10 päeva, halvemal juhul 40. See pidurdab turismi, ettevõtlust ning piirab inimeste heaolu. Leiame, et viisavabadusest tulenevad hüved võib jagada 3 suurde rühma. Suhete soojenemine, kodanike heaolu paranemine, majanduslik kasum. Kõik 3 kehtivad mõlema osapoole kohta.
Euroopa Liidu ja Venemaa vahelised suhted pole väga soojad. Euroopa Liidul, kes omab ühist piiri selle suurriigiga, on põhjendatud soov läbisaamist parandada, sest kui meenutada ajalugu, on suhted olnud pingelised. Viisavabadus tähendaks, et nii Euroopa Liit kui ka Venemaa peaksid täitma üksteisele kehtestatud nõudeid ja jõudma konsensusele. See omakorda tähendaks paljude Venemaa ja Euroopa Liidu vaheliste pingetekitajate kadumist. Näiteks lõpeks Venemaal inimõiguste rikkumised. Tänu probleemide kadumisele suureneks usaldus Euroopa Liidu ning Venemaa vahel, mis oleks põhjuseks mitmele tähtsale tagajärjele, nagu osapoolte vaheline parem koostöö kuritegevuse ennetamisel. Lisaks muutuks lihtsamaks illegaalide tuvastamine ja kurjategijate väljaandmine üksteisele. Seeläbi suureneks turvalisus nii Venemaal kui ka Euroopa Liidus, mis toob meid järgmise suure hüvede grupi juurde, kodanike heaolu paranemine. Kui on kehtestatud viisavabadus, muutuks reisimine kahe piirkonna vahel lihtsamaks ja mugavamaks. Puuduks vajadus täita peensusteni küündivaid dokumente ja planeerida piiriületust pikalt ette. Inimesed saaksid nautida kohati iseenesestmõistetavat liikumisvabadust. See omakorda on võtmeelement majandusliku kasumi suurendamiseks. Nimelt kasvaks märkimisväärselt Venemaa turistide arv Euroopa Liidus ja vastupidi. Lisaks turismile muutuks lihtsamaks äri- ja kaubandussuhete loomine erasektoris ning suureneksid investeeringud, mille tulemusel mõlema osapoole majandus elavneks. Inimeste suuremast liikumisest oleks tingitud ka oht, et kui inimesed hakkavad rohkem Venemaa ja Euroopa Liidu vahel liikuma, võib suureneda ka inimkaubanduse ohvriks langejate arv. Kokkuvõttes tagaks viisavabadus tänu ajakulu vähenemisele inimeste heaolu paranemise. Turistide hulga suurenemine ja äritegevuse lihtsustumine aitaks kaasa majandusliku olukorra paranemisele ja ohu julgeolekule viiks minimaalseks paremad suhted Euroopa Liidu ja Venemaa vahel. Aitäh! Aitäh! Antud resolutsioonile on laekunud ka muudatusettepanek, mis sätestab klauslit number 6. Ja ma loen selle sätestuse ette, mida nad muud tahavad. Olles pööranud tähelepanu Venemaa tehnoloogilisele mahajäämisele Euroopa Liidust piirikontrolli valdkonnas, kehtestab ühised andmehoiustandardeid Venemaa jaoks ning aitab neid näidates eeskuju Euroopa Liidus rakendatud süsteemidega. Ehk siis juurde ei tulnud, aga muudatus on esitatud selle kohta, et tuleb siis juurde Euroopa Liidust piirikontrolli valdkonnas. Ma kutsuksin kõneks ette Mihkel Sari. Aitäh, lugupeetud härra president, presiidium, kõik siin kohal olijad. Minu vastukõne puudutab siis kuuendat punkti. Täna öösel sisekomisjonide resolutsiooni läbi töötades leidsin sellest hulgaliselt sisulisi ja tehnilisi vastuolusid ning tekkis üks väga oluline küsimus. Kas ma olen valet asja nüüd? Jah, ma olen valet asja, vabandust. Minu muudatusettepanek puudutab sisekomisjoni 6. punkti sõnastust. Nimetatud punktis on pööratud tähelepanu Venemaa kui riigi tehnoloogilisele mahajäämusele
esiteks see mõiste, et tehnoloogiline mahajäämus mitmeti defineeritav ja teiseks ei saa kindlasti öelda, et Venemaa oleks tehnoloogiliselt maha jäänud näiteks Kesk-Aafrika Vabariigist, aga seda võiks praeguse sõnastuse juures välja lugeda. Seega teen ettepaneku täiendada punkti sõnastust, viidates mahajäämusele Euroopa Liidust, mida on tõenäoliselt sisekomisjon ka mõelnud selle punkti sõnastamise juures. Lisaks ei saa öelda, et Venemaa oleks Euroopa Liidust maha jäänud igas aspektis ja igas valdkonnas ning kuna antud punkt käsitleb ühiseid piirikontrollisüsteeme, teen täiendavalt ettepaneku täiendada punkti väljendiga, mis viitab tehnoloogilisele mahajäämusele piirikontrolli valdkonnas. Ja seega 6. punkt kõlaks nii, nagu oli enne nimetatud, et siin oleks lisatud 4 sõna juurde. Ja siiski pean tunnistama, et hoolimata minu tehtud muudatusest on ülejäänud resolutsioon suuresti vastuolus iseendaga. See on kõik minu poolt. Aitäh! Aitäh! Palun muudatusettepaneku tegijal jääda kõnepulti. Üldkogul ja komisjonil on võimalus esitada muudatusettepaneku tegijale küsimusi. Suurbritanniast 19, palun. Aitäh, härra president. Kas kõneleja võiks välja tuua mõndasid vastuolusid siin tekstis või siin resolutsioonis veel? Aitäh. Aitäh selle küsimuse eest, Suurbritannia. Jah, ma võiksin küll välja tuua neid vastuolusid. Et näiteks üks põhiline vastuolu on see, et mis peaks olema Venemaa huvid nende ühiste andmesidesüsteemide loomisel, kui see suurendaks Euroopa Liidu kontrolli Vene piiriküsimuste osas, piiripunktide kontrolli osas. Aitäh. Aitäh. Saksamaa 93, palun. Aitäh, härra president. Minu küsimus oleks siis selline, et kas te ei leia, et resolutsioonis kui sellises viitamine Venemaa tehnoloogilisele mahajäämusele, samas kui on siin kirjutatud punktis number 5, et loodetakse suhteid soojendada, ei ole mitte diplomaatiliselt ebakorrektne ning solvav? Aitäh. See on ka üks vastuoluline koht, mille ma tahaks välja tuua, et siin ongi 5. punktis öeldud, et eesmärk on soojendada suhteid Venemaaga, aga näiteks siin sissejuhatusklauslites on selgelt viidatud Venemaa tehnoloogilisele puudujäägile ja Venemaa WTO reeglite eiramisele ja inimõiguste rikkumisele, et kas sellise strateegiaga tõesti loodetakse saada Venemaalt nõusolek ühiste süsteemide loomiseks. See on vastuoluline minu arust. Aitäh. Aitäh. Võtame viimase küsimuse. Prantsusmaa 74, palun. Aitäh, härra president, et te mulle sõna andsite. 6. punktis on mainitud, et Venemaa on tehnoloogiliselt maha jäänud ning 9. on öeldud, et annab nõusoleku viisavabaks piiriületuseks Euroopa Liiduks. Kas me peaksime andma nõusoleku ületada piiri tehnoloogiliselt maha jäänud riiki? Aitäh. Kas küsimuse saaks sõnastada uuesti? Oli segaseks. Kas te võiksite küsimuse paremini sõnastada? Ja vajutage uuesti sõna nupuga. Kas Euroopa Liit peaks üldse kaaluma Venemaaga viisavabadust, kui see on tehnoloogiliselt maha jäänud riik? Aitäh. Nagu ma aru saan, siis Euroopa Liidu huvides on viisavabadus Venemaaga just selles osas, et suurendada kontrolli Venemaa piiripunktid üle ja siin ma leiangi, et see oleks kahjulik Venemaale, mitte Euroopa Liidule pigem ja siin ma arvangi, et Venemaa ei peaks enda seisukohast sellega nõustuma, mis tõttu ma tegingi muudatusettepaneku. Aitäh. Aitäh. Võite kohale naasta. Aitäh. Kes komisjonist soovib esitada reaktsioonikõne? Saksamaa, palun. Aitäh, härra president, austatud delegaadid, presiidium. Te esitasite muudatusettepaneku
mis meie arust ei olnud väga suur sisuline muudatus. Te tahtsite ära muuta meie arust mingi väikse pisiasja. Ma kohe seletan. Me viitasime seal üsna üldiselt Venemaa tehnoloogilisele mahajäämusele. Ma tuletan meelde, et tehnoloogiline mahajäämus ei tule välja ainult Venemaa piiridel, kuna inimeste andmed, mis kogutakse piiril, mida seal kontrollitakse, neid ei säilitata piiripunktides. Neid säilitatakse kuskil mujal ja kuskil mujal on ka tehnoloogiline mahajäämus. Seega me leiame, et meie tööklauslis sisalduv lause on õige. Samas me ei ütle, et teie muudatus oleks kategooriliselt vale, kuna te ütlesite, et võrreldes Euroopa Liiduga maha jäänud, see on ka õige. Samuti ma kuulsin, et suhete soojenemine ja Venemaa tehnoloogia maha tegemine ei käi omavahel käsikäes, kuid meie arust need võivad käia käsikäes ja peaksid käima, sest kui Euroopa Liit ja Venemaa soovivad kehtestada omavahel viisavabadust, siis suhted peaksid olema soojad, aga Venemaa peab ka kuidagi Euroopa Liidule vastu tulema. Seega põhimõtteliselt me oleme selle muudatusettepanekuga nõus. Aitäh selle eest, kuid me ei usu, et see eriti muudab meie resolutsiooni põhiteed. Aitäh. Aitäh. Palun komisjonil hääletuseks naasta kohtadele. Hääletus algab nüüd. (79 poolthääle, 24 vastuhäälega on antud muudatusettepanek vastu võetud. Palun komisjonil tulla täiskogu ette. Alustame avatud debatiga. Kes täiskogus soovib komisjonile küsimusi esitada? Saksamaa 92, palun. Aitäh, härra president. Miks peaks võtma vastu Venemaa, kellel on olnud ajalooliselt ja on ka praegu väga tähtis suur Vene au ja uhkus lepingu, kus esiteks sõimatakse Venemaad kui tehnoloogiliselt mahajäänuks ja peale selle kästakse talle parandada oma inimõiguste täitmist ja WTO reeglite täitmist. Kui Venemaa ei ole juba praegu motiveeritud sõnaõigust ja muid inimõiguseid oma riigis laiendama, siis kohe kindlasti ei ole ka viisavabadus Euroopaga piisav motivatsioon hakata neid punkte täitma. Miks peaks Venemaa selle lepingu üldse vastu võtma? Aitäh. Kas komisjonis keegi soovib sellele vastata? Suurbritannia, palun. Aitäh, härra president. See ei ole toodud siin kui Venemaa sõimamisena ning Venemaa ise on rohkem motiveeritud praegu kui Euroopa Liit seda viisavabadust läbi viima. Venemaa soovib hetkel rohkem viisavabadust kui Euroopa Liit ning need ei ole mõeldud sunnitusena, et me sunnime neid muutma, vaid see on pigem nendepoolne vastutulek, kuna inimõiguste mitte täitmine ja WTO reeglite eiramine on vastuolus Euroopa Liiduga. Aitäh.
aitäh. Kreeka 51, palun. aitäh, härra president, minu küsimus käib sama teema kohta, et miks on viisavabadus Euroopa Liiduga Venemaale kasulik ja kuidas see võib mõjutada Euroopa Liitu negatiivselt? Aitäh. Kas keegi komisjonist nõus sellele küsimusele vastama? Saksamaa, palun. Aitäh, härra president. Venemaa on ise väitnud, et nemad tahavad seda lepet kehtestada ja seega ilmselgelt see on pigem nende huvides, sest iga kord, kui on Euroopa Liidu juhtide ja Venemaa juhtide vahelised läbirääkimised, siis Venemaa alati on küsinud, kuna me jõuame viisavabadusest rääkimiseni. Aitäh. Aitäh. Holland 26, palun. Aitäh, härra president. Punktis 3 olete määranud ametisse neutraalse komisjoni ja väitsite eile, et neutraalne komisjon koosneb nii Venemaast kui ka Euroopa Liidu esindajatest. Ja punkti 2 panete selle organisatsiooni määrama osapooltele trahve või sanktsioone. Kuidas on see võimalik, kui kumbki osapool tahab oma tahtmist? Leedu, palun, komisjonist. Aitäh sõna eest. Neutraalsesse komisjoni kuuluksid ka välisvaatlejad, näiteks Ameerika Ühendriikidest. Aitäh. Palun hetkel siis esitada küsimusi teise või kolmanda tööklausli kohta. Holland 32, palun. Aitäh, härra president. Et kas komisjon võiks selgitada, miks me peaksime võtma viisaprobleemidega tegelema välisvaatlejaid Ameerika Ühendriikidest ja mujalt? Kas te ei leia, et see pingestaks pigem suhteid Euroopa Liidu ja Venemaa vahel? Aitäh. Aitäh. Soome, palun. Aitäh, härra president. Need osapooled saaksid, siin on öeldud, et need erapooletud osapooled ja üleüldse, kes seal komisjonis on, et me nagu kontrollid üldse, kas mingid süüdistused on tõesed ja vaatavad, kas rikutakse mingeid reegleid ning siis määravad osapooltele kas sanktsioone või trahve. Aitäh. Aitäh. Bulgaaria 13, palun. Aitäh, härra president. Kolmandas punktis, teine alapunkt, te olete kirjutanud, et määrata osapooltele sanktsioone. Millised need sanktsioonid oleksid? Aitäh. Aitäh. Leedu, palun. Aitäh, härra president. Need sanktsioonid määraks spetsialistidest komisjon. Aitäh. Ja võtame nende kahe teema viimase küsimuse, siis liigume edasi teiste teemade juurde. Soome 112, palun. Aitäh, härra president. Teises sättes on teil toodud teise alapunkti standardite järgimist, sealhulgas WTO reeglite inimõiguste täitmist. Kas te ei arva, et Euroopa Liidu põhiuskumustega on vastuolus ka Venemaa nii-öelda juhitav demokraatia? Aitäh. Aitäh. Kas keegi komisjonis soovib sellele vastata? On tõusnud mitmed privileegikaardid. Kas delegaat saaks oma küsimuse uuesti sõnastada ja võib-olla see natuke selgemalt? Ja palun vajutage sõnavõtu nupuga. Aitäh, härra president. Teil on toodud siin, et ootate WTO reeglite inimõiguste täitmist. Aga kas te ei arva, et Euroopa Liidu põhiuskumisega on vastuolus Venemaa juhitav demokraatia? Aitäh. Innustan teisi ka komisjonis vastama sellele küsimusele. Soome, palun. Aitäh, härra president. Need demokraatia rikkumised, mis Venemaa juhtkonnas on, need ongi põhiliselt seotud inimreeglite rikkumisega, mis on nagu sõnavabadus ja nagu see nali, mis neil juhtus selle hääletusega, kus tuli 140%. See tulebki kuidagi korda seada neil ja
siis kui nad seda ei tee, siis Euroopa Liit ei lükkab edasi selle kokkuleppe vastuvõtmist või allkirjastamist. Aitäh. Aitäh. Liigume edasi järgmise teemaploki juurde. Holland 27. Okei, te tühistasite. Kreeka 55, palun. Aitäh, härra president. Te küsisite või mainisite avakõne ajal, et inimõiguste olukord paraneb, aga kus te eeldate, et see inimõiguste olukord maagiliselt paraneb koos viisavabaduse kasutusele võtmisega? Aitäh. Saksamaa komisjonist. Aitäh, härra president. See inimõiguste olukorra paranemine ei ole mitte nii väga seotud viisavabadusega kui selle kehtestamisega, sest meil on resolutsioonis öeldud, et Euroopa Liit võtab viisavabadus kehtestatakse siis, kui on Venemaa poolt täidetud Euroopa Liidu nõudmised ja inimõiguste täitmine on üks nendest. Aitäh. Aitäh. Saksamaa 92, palun. Aitäh, härra president. Nagu ka avakõnes toodi välja, on praegu suurim probleem see, et Venemaa kodanike tulek Euroopasse ja eurooplaste minek Venemaale on väga raske ja keeruline tänu bürokraatiale, mis seisneb viisa saamises. Mina leian aga näiteks, et suurim probleem on piirikontrollid ja kui me hakkame rangendama piirikontrolli ja tugevdama seda, siis need järjekorrad piiri juures muutuvad veelgi pikemaks ja samuti, kuna viisavabadusega suureneks populaarsus, turismi populaarsus nende kahe poole vahel, siis järjekorrad muutuksid veelgi pikemaks. Kuidas teie resolutsioon lahendab tõelist probleemi? Aitäh. Suurbritannia, palun. Aitäh, härra president. Teie küsimusest hetkel lugesime välja, et kõige parem oleks siis teha piirid täiesti lahti, kuid meie nägemuste järgi ei ole see võimalik selle tõttu, et kui me kaotame ära viisa ehk tuleb viisavabadus, tõepoolest hakkavad inimesed rohkem reisima ning see on nii positiivne kui negatiivne külg, aga et vältida immigratsiooni tõusu, siis peab olema siiski piiril range kontroll. Aitäh. Aitäh. Bulgaaria 12, palun. Aitäh, härra president. Samuti küsimuse viisavabadusega seoses, et loogiliselt järeldades, kui meil on viisavabadus, siis immigrantide sissevalu Euroopasse suureneks ühel või teisel juhul ning kuidas tegeleksite süveneva tööpuuduse probleemiga Euroopas? Aitäh. Slovakkia, palun. Aitäh, härra president. Viisavabadus ei anna elamisluba. Seega sa ei tule siia tööle pikaks perioodiks. Aitäh. Aitäh. Iirimaa 34, palun. Aitäh, härra president. 4. tööklausis 2. alapunktis te olete öelnud, et eeldusel, et viisavabadus on saavutatud, siis reeglistiku rikkumise korral viisavabadus katkestatakse, see otsus on erakorraline ja pöördumatu, siis tähendab sisuliselt seda, et viisavabadust enam kunagi Venemaaga ei tahetagi saavutada ja kas see pole mitte vastuolus 5. punktiga? Aitäh. Komisjonist Saksamaa, palun. Aitäh, härra president. Me leiame, et kui sellise asja nimel on töötatud nii kaua aega ja nagu me ütlesime, see otsus on erakorraline, kui tegu on suure rikkumisega, kui Venemaa rikub seda, siis või Euroopa Liit rikub seda, siis miks peaks üldse lähitulevikus proovima üldse viisavabadust uuesti kehtestada, kui on näha, et see lihtsalt ei tööta? Aitäh. Aitäh. Leedu 59, palun. Aitäh, härra president. Tänase resolutsiooniga ei ole vastavalt esitatud küsimustel sisekomisjonil pädevust otsustamaks, kas ja millal saavutada viisavabadus Venemaaga, vaid otsustada, kuidas suhtuda Venemaa vastuvõtmisega tulenevatesse muutustesse, julgeolekusse, immigratsioonipoliitikasse ja suhetesse. Miks soovite te oma resolutsiooniga läbi viia ka Venemaa viisavabaduse saavutamise? On tõusnud mitmed privileegikaardid, kas delegaat saaks oma küsimus ümber sõnastada?
palun vajutage sõnanuppu uuesti. Aitäh, härra president. Kui me siit algusest vaatame, siis neile esitatakse küsimus, kuidas mõjutaks see Euroopa Liidu julgeolekut ning immigratsioonipoliitikat, kuidas suhteid Venemaaga. Küsimus ei ole, kas ja millal saavutada Venemaaga viisavabadus. See läheb ja kui nüüd vaadata 9. klauslit, siis see konkreetselt stipuleerib, et me saavutame viisavabaduse Venemaaga. Kas keegi komisjonis soovib sellele küsimusele vastata? Leedu, palun. Aitäh, härra president. Viisavabadusest tulenevalt paraneksid suhted Euroopa Liidu ja Venemaa vahel ja sellest tulenevalt oleks ka oht julgeolekule väiksem. Ehk siis, kuidas see mõjutaks julgeolekut, julgeolekuoht jääks väiksemaks. Immigratsioonipoliitikast me samuti juba rääkisime. Meie arvates peaks jääma alles piirikontroll, mis tähendab, et viisavabadus ei mõjuta immigrantide tuleku hulka. Aitäh. Aitäh. On tõusnud mitmed privileegikaardid. Kas komisjonist äkki keegi teine soovib seletada? Suurbritannia, palun. Aitäh, härra president. Teie küsisite, et miks me arutame siis põhimõtteliselt selle üle, et mis siis saab, et kas me te ütlesite, et miks me arutame sellist asjade üle, kui meie pealkiri ütleb midagi muud. Aga me ei saa otseselt rääkida ainult sellest, et kuidas mõjutab Euroopa Liidu julgeolekut ning immigratsioonipoliitikat, kui me ei arvesta tagajärgedega. Aitäh. Aitäh. Belgia 8, palun. Aitäh, härra president. Nagu te toote välja sissejuhatavas klauslist C, on Venemaa kurjategijad meile probleemiks. Kas tehes piiri viisavabaks, nagu ütlete punktis 9, ei kasvaks see probleem, kuna ka salakaubavedajad ja kurjategijate jaoks muutub piiriületus kergemaks? Ja kas see omakorda ei mõjutaks halvasti meie suhteid Venemaaga? Iirimaa, palun. Aitäh sõna eest. Viisavabadusega ei jääks kontroll väiksemaks, vaid see pigem suureneks. Aitäh. Prantsusmaa 73, palun. Ma olen Läti, härra president. Austatud härra president, ma sooviksin sisekomisjoni küsida 7. tööklausli kohta, et kas te ei arva, et Venemaa võib suhtuda sellesse suhteliselt negatiivselt ja solvunult, kui Euroopa Liit hakkab ise Venemaa eest otsustama, et kas saata Venemaale tehniliste kvalifikatsioonidega eksperte või mitte? Aitäh. Aitäh. Slovakkia komisjonis, palun. Aitäh, härra president. Mina julgen väita, et see on avalik saladus, et Venemaa tehniline aparatuur ei ole nii heal tasemel, kui ta seda võib-olla Euroopa Liidus on. Ehk siis IT-alalt võib-olla haritumatele inimestele ei ole raske sellisesse aparatuuri sisse häkkida. Aitäh. Aitäh. Prantsusmaa 73, palun. 77, vabandust. Aitäh, härra president, et te väidate kogu aeg, et kontroll muutub rangemaks, kuid siiski on alati kõigile, kui keegi väga tahab, on võimalus nagu läbi saada. Nii et kuidas te väldite Venemaaga piiri jagavate riikide muutumist kuritegevuslikuks transiidikoridoriks? Suurbritannia, palun. Aitäh sõna eest. Kui kellelgi on plaanis tulla kuritegevuslikel eesmärkidel, siis nad tulevad ka siis, kui on viisa. See ei ole oluline, et kas on viisavabadus või mitte, sest et piiridelt kontroll endiselt ei kao ära ning seega, kui neil on plaan tulla kuskilt mujalt, siis nad tuleksid ka siis, kui oleks endiselt viisa. Aitäh. Aitäh. Prantsusmaa 76, palun. Aitäh, härra president. Mul on küsimus 4. tööklausli kohta, kus on öeldud, et äärmusliku reeglistiku rikkumise puhul katkestatakse viisavabadus. Mu küsimus oleks, et mis juhtuks, kui toimuvad seal mõõdukad reeglistiku rikkumised, et kas selle puhul tehakse ka midagi? Aitäh. Iirimaa komisjonis, palun. Aitäh sõna eest. Nagu meil 3. klauslis 2. alapunktil on öeldud, siis väiksemate rikkumiste korral kehtestaks
neutraalsete osapooltega komisjon trahve või sanktsioone? Aitäh! Aitäh! Võtame veel 3 sisulist küsimust. Itaalia, 41, palun. Aitäh, härra president. Selle 4. punkti kohta ma tahtsin veel üle küsida, et kui siin oli 3. punkti all nimetatud, et see neutraalne komisjon, siis kindlasti ma vaidleks, et seal neutraalse osapooli on leida väga raske, kui mitte võimatu. Aga 4. punktis ütlete, et erakorraline pöördumatu, kas see ei tee pigem suhteid teravamaks ja raskemaks edaspidi tulevikus? Aitäh. Aitäh. Soome, palun. Aitäh sõna eest, härra president. Kuna Venemaa on rohkem innustunud selle poolt, et see viisavabadus hakkaks kehtima ja see nagu tuleks, siis Venemaa ise on kohustatud või nagu sisepoliitikalt sellise poliitikaga, et nad lihtsalt üritavad seda kokkulepet saada ja hoida. Aitäh. Aitäh. Rootsi 87, palun. Aitäh, härra president. Te räägite 3. punktis komisjonidest, mis ei ole veel ametisse määratud, kuid 9. punktiga annate juba nõusoleku viisavabaks piiriületuseks. Kas te ei leia, et siin on vastuolu ning resolutsiooni vastuvõtmisel antaks viisavabadus ilma nende tingimuste täitmiseta? Suurbritannia komisjonis, palun. Aitäh, härra president. Siin on siiski mõeldud seda, et kõik need punktid on täidetud, et viisavabadust ei kehtestata kindlasti ennem, kui on täidetud kõik punktid. Ning meie mõte on ka see, et see viisavabadus ei pea tulema koheselt 2, 3, 4 kuu jooksul, vaid meie jaoks on oluline kvaliteet, mitte kvantiteet. Seega viisavabadust ei kehtestata enne, kui kõik punktid on täidetud. Aitäh. Aitäh. Iirimaa 37, palun. Aitäh, härra president. Mul on küsimus 4. alapunkti kohta, 4. klausli kohta, kus esimeses alapunktis on öeldud, et otsusest teatatakse ette 50 päeva. Kas te ei arva, et selline ajavahemik on nii suure otsuseks liiga lühike, kuna kui reaalselt peaks viisavabadust tühistatama, siis inimesed, kes on kõik planeerinud omale reise, hakkaksid viisataotlusi tegema, see järjekord muutuks nii pikaks, et kui näiteks 50 päeva pärast oleks kellelgi plaanis minna reisile, siis tõenäoliselt ta ei saaks oma viisat selleks ajaks kätte ja ta reisiks selle tõttu ära ja lennukipileti raha läheks kaduma ja sellest võiks tulla päris suured probleemid. Aitäh. Aitäh. Kas komisjonis soovib keegi sellele küsimusele vastata? Slovakkia, palun. Aitäh sõna eest. Jällegi internetist kontrollitud, et maksimaalselt kulub viisa taotlemiseks 50 päeva. Seega on 40 päeva väga... Palun vabandust, vastupidi. Internetist on kontrollitud, et viisa taotlemiseks kulub maksimaalselt 40 päeva. Aitäh. Aitäh ja võtame viimase sisulise küsimuse. Itaalia 42, palun. Aitäh, härra president. Te tõite välja avakõnes, et piiride avamisega võib tõusta ka inimkaubandus. Et kuidas te seda väldiksite? Aitäh. Aitäh. Suurbritannia komisjonis, palun. Aitäh, härra president. Meil on ka mainitud siin, et viisavabadusega ilmselt koostöö kuritegevuse vastu võitlemisel kasvaks. Seega, kui on viisavabadus, siis tehakse rohkem koostööd ning kindlasti kontroll on mõlemal poolel suurem, nii Venemaa poolel kui ka Euroopa Liidu poolel. Seega üritataksegi vältida inimkaubanduse tõusmist sellega, et suheldakse omavahel rohkem ning kontrollitakse rohkem, et ei hoita asju enda teada. Aitäh. Aitäh. Selle vastusega on avatud debativoor suletud. Liigume edasi. Kes täiskogus soovib esitada resolutsioonile vastukõne? Belgia 6, palun. Aitäh, härra president. Ning austatud president
ning Mudel-Euroopa saadikud. Mõtleme siis hetkeks, milleks on vaja viisavabadust Venemaaga. Kas sellel on mõtet? Tõsi, kui seda pole, on inimeste heaolu häiritud. Jah, liikumisvabadus, riikidevaheline majanduslik tegevus ja ettevõtete tegevus ning sellest saadav kasu on mingil määral piiratud. Kuigi need aspektid on arusaadavad ja põhjendatud, tekib siiski küsimus, vaadates viisavabadusega kaasnevaid tingimusi, kuidas on üldse võimalik see läbi suruda, arvestades Venemaa kui riigi iseloomu. Seega, minu arvates on see resolutsioon hukule määratud ning ei peaks üldse läbi minema, sest ma arvan, ma ei ole ainuke, kes antud resolutsioonis auke näeb. Näiteks, isegi kui Venemaa on sellest ise huvitatud, nagu mitu korda komisjon mainis, siis kuidas see ikkagi toimiks? Juba ajalooliselt on ju näha, et Venemaa on väga vaenulik riik ning ei ole absoluutselt kompromissialdis. Kas te ei arva, et olukord muutuks hoopis hullemaks, kui riigis leiduvaid negatiivseid aspekte välja tuua ja neid lisaks rõhutada, näiteks siis tuues kas või see tehnoloogiline mahajäämine ja veel vähem, kui teha Venemaale ettekirjutusi riigi juhtimise suhtes. Resolutsioonis on ju põhimõtteliselt välja toodud, et riik on tehniliselt alaarenenud. Selle alusel on tehtud järeldus, et tehnilise puudujäägi tõttu võib lekkida konfidentsiaalne info ning sellega omakorda väidetakse, et Venemaad ei saa ju usaldada. Ehk see on taaskord solvang Venemaale. Pluss te tahate võtta Venemaa üle täielikku kontrolli, nagu näiteks tungivalt saata sinna mingid eksperte, kes hakkavad ise ühtlasi kontrollima mingeid tarkvara turvasüsteeme. Ja põhiprobleem on ikkagi see, et Venemaa ei lepiks ealeski antud tingimustega. Nad ei laseks mingil välismaalasel oma riiki juhtida, sest nende arvamus endast, nende suurriigi uhkus on lihtsalt nii suur. Ja see näitaks ainult nende nõrka, see näiteks, kui nõrgad nad on. Isegi, kui see resolutsioon läheks läbi, ei muuda see seda, et Venemaa ei riku järjepidevalt inimõigusi ja muid seadusi, nagu seda praegu teeb, samamoodi nagu ennem välja toodi. Lisaks, mis samamoodi toodi juba välja, on ju praegused piirijärjekorrad pikad ning viisavabaduse vastuvõtmisega oleksid need veelgi pikemad ja nagu öeldi, et seda viisavabaduse või piiri ei saa ära kaotada, siis loomulikult, ühesõnaga need järjekorrad oleksid veelgi pikemad. Ning kokkuvõttes ma sügavalt usun, et Venemaa oma hiigelsuure pindalaga on niikuinii äärmiselt üleolev ning ei ole mingitel põhjustel nõus viisavabadusega antud resolutsiooni eeskirjutiste kohaselt. Aitäh kuulamast! Aitäh! Kes komisjonis soovib esitada lõpukõne? Suurbritannia, palun. Aitäh, härra president! Lugupeetud president ja presiidium! Keerulisel suhted Venemaaga on Euroopa Liidu liikmesriikidel olnud pikalt ajaloo ning Venemaa isepäise poliitika tõttu. Nagu siin vastukõnes praegu toodi välja, öeldi, et Venemaad ei saa usaldada selle ajaloo tõttu, kuid me ei saa jääda kinni ajalukku. Me peame mõtlema tuleviku peale ning kui me mõtleksime, kogu aeg oleksime kinni ainult ajaloos, siis siin maailmas ei toimiks mitte kui miski. Viisavabadusega üritame neid suhteid just nimelt parandada. Kui kasvab koostöö osapoolte vahel, siis pikemas perspektiivis on kasu mõlemapoolne. Näiteks, kui meil oleks viisavabadus, liiguks kindlasti ka rohkem turiste nii Venemaalt Euroopa Liitu kui ka vastupidi. Te mainisite hetkel oma kõnes, et see tähendaks pikemaid järjekordi, kuid meie just mainisime enda resolutsioonis, et me soovime tehnikat arendada, seega ka järjekorrad väheneksid.
ning turistide liikumine tooks palju kasumit riikidele, kuna turistid jätavad reisi sihtkohtadesse raha, mitte vedelema, vaid ostude poolest. Palju tähtsam on aga see, et kui läheb rohkem turiste Euroopa Liidust Venemaale või vastupidi, kasvab ka nende inimeste teadlikkus teisest kultuurist. Kahjuks on praegu asjad, mida paljud inimesed teavad näiteks Venemaast, vaid need, et Venemaal on odav alkohol, tubakatooted ja kütus. Seega, viisavabadusega teadlikkus kultuuridest kasvaks ning see on ainult positiivne. Viisavabadusega kasvaks ka inimeste heaolu, sest kaoks ära viisaooteaeg ning liikumisvabadus laieneks. Mina arvan, et piirijärjekorrad ei oleks suuremad, kuna kui on uus tehnoloogia, siis saabki asja kiirendada. Kindlasti ei olnud meie resolutsioonis mõeldud see tehnoloogia parandamine Venemaa sõimamisena alaarenenuteks, vaid see oli pigem just sellepärast mõeldud, et me tahame aidata neid, et nad jõuaksid samale tasemele ning asjad hakkaksid kiiremini liikuma. Palun tähele panna, et viisavabadus ei tähenda seda, et piirikontroll puudub, seega ei pea kartma immigrantide üle või kuritegevuse kasvu üle. Vastupidi, kontroll läheks karmimaks, kuid mitte muidugi ei tähenda see seda, et piirikontrollil istud sa 3 päeva, kuni kõik asjad ära kontrollitakse. Samuti mainiksin ka ära, et meie eesmärgiks on teha koostööd nii suure riigiga, nagu seda on Venemaa, mitte teda maha teha ega laita. Muidugi on kartusi, kas selline koostöö toimib, kuid arvan, et positiivseid punkte on rohkem kui negatiivseid ning seetõttu kutsun teid üles hääletama meie resolutsiooni poolt ning eirama vastukõnet. Aitäh! Aitäh! Palun komisjonil hääletuseks oma kohtadele naasta. Teil on võimalik siis hääletada poolt, vastu või erapooletu. Hääletus algab nüüd. ...27 poolthääle, 76 vastuhääle, 9 erapooletu hääle, esimeeste heaks kiiduta on antud resolutsioon läbi kukkunud. Nüüd jätkame lõunapausiga ja ma palun teil tagasi siin olla 13.40.